Tere õhtust või õhtupoolikut, kaunist laupäeva teile Tartust kõigile. Selle veebiseminari või meie veebivestluse juures meil on juba ka Pille Lill, teisel pool tänane külaline pildil. Selle webinari juures ma olen üritanud, aga ei jõua kontrollida, kui palju ja kust kohast te meile Facebookis kirjutate ja kui palju teid parajasti kuulamas on, seda kõike saab pärast tagantjärele teada ja saab ka teie küsimustele vastata tagantjärele. Ja kui teil on küsimusi ka Pille Lillele, siis me saame need ka edastada. Nii et mul on suur rõõm ja au 10. Mina eestlase sarja saates tervitada Pille Lille. Tervist! Ja tere kõigile! Ma kuulasin ühte ja vaevalt, et kõik meie vaatajad või mõlemad meie vaatajad, kui palju neid seal praegu on, ei tea, kuulasid ühte sinu Eesti Raadio või Eesti Rahvusringhäälingu saadet, sinu erakordne elu vist oli see, kus sa rääkisid oma fondist, minu eriline elu, midagi taolist. Ja väga pikalt sellest fondist, nii-öelda fondi loost ei tahagi rääkida, aga alguseks kindlasti ma tahaksin teada hoopis, kuidas on sinu päritolu lugu, kust kandist Eestimaalt sa tuled ja kuhu sa oled nüüd välja jõudnud? Ma sündisin Metsapoolele. Metsapoole on üks pisikene, tõesti väga pisikene külakene, aga muidugi, mis selles külas on erakordselt, on see, et seal on kool. Seal on Metsapoole 8-klassiline kool ja minu ema läks sinna siis õpetajaks ja niimoodi tuli ka isa sinna järele ja sinna siis me õega kahekesti sündisime. Nii et Metsapoole küla, jah, kes ei ole seal käinud, siis see on tegelikult väga armas kohakene. Kui Pärnust hakata minema, siis on Võiste ja Häädemeeste, Kabli, Ikla on juba Läti piiri peal ja siis ennem Iklat on just see Metsapoole. Ja Metsapoolel ma elasin, tegelikult lõpetasin 7 klassi Metsapoole 8-klassilises koolis, mis oli hästi pisikene. Tol ajal küll oli meid seal ligikaudu, ma arvan, 130-140 õpilast. Ja sealt siis, kuna isa sai töö Pärnusse, siis me läksime Pärnusse, nii et 8. klassis ma olin juba Pärnu teises keskkoolis ja sealt edasi tulin siis juba Muusikaakadeemiasse, tolleaegsesse konservatooriumisse ja lõpetasin esimese kõrghariduse, siis sain pedagoog koorijuhina ja kui ma sattusin, nii-öelda läksin ooperilauljaks õppima, siis muidugi hakkas hoopis teistsugune elu ja ma leidsin enda pühendumise, ma leidsin enda sees selle, milleks ma olin loodud ja see viis mind siis nii-öelda maailma, nii et kõigepealt läksin Soome, sealt edasi Londonisse ja rändasin üle terve maa. Nii et doktoriõpingut tegin ma Saksamaal ja nüüd olen tagasi Eestis juba päris kaua aega. Millal sa selle laulmise isu, himu avastasid? Kas see oli juba seal Metsapoolel, leiti see üles või leidsid sa selle üles või Pärnu kuulsas Koidula koolis? Ma tegelikult laulsin jah kogu aeg, aga nagu ma juba ennemgi ütlesin, siis muidugi kui ma hakkasin ikkagi ooperilaulu õppima, siis ma sain aru, et see on minu rida. Et kõik see muu oli nii-öelda, jah, lapsena juba olin 69. aastal oli siis ennem Entel-Tentelit selline lastelauluvõistlus, mida tehti üleriigiliselt ja sealt siis ma Pärnumaalt sain ka finaali, olin Estonia kontserdisaali laval, Georg Ots oli veel tookord see mees, kes meiega seal koos oli. Kogu aeg laulsin. Tegelikult ma väga ega ma ei olnud selline, et ma väga oleks tahtnud lava peale tikkuda, aga ema ja isa olid mul mõlemad väga lauluinimesed, et meil kodus palju lauldi ja siis kui juba oli näha, et ma olen ikkagi lauljana jõudnud päris kaugele ja nii-öelda Estonia kontserdisaali lavale, siis ikka kui külalised meil olid ja meil käis palju külalisi,
et siis jälle Pille laula ja nii ma muidugi laulsin kogu aeg ka keskkooli ajal ja ülikooli ajal, siis esimeses ülikoolis muidugi olin ma koorilaulja. Et hästi palju ja seal kooris ka tegelikult pandi mind ikkagi nooruse kooris, ma laulsin ja ikka topiti mind nagu solisti laulma. Mulle ei istunud see väga. Ma küll võtsin kõik need, loomulikult sa ei ütle ära, eks ole, ja ma ikkagi laulsin, aga ma väga kartsin laulda ja väga kartsin solistina esineda, sest ma ise pean ennast tegelikult introvertseks tüübiks. Et ma olen rohkem niisugune sissepoole ja omaette, kuigi jah, aeg muidugi õpetas mind siis väljapoole ennast. Nii et ma arvan, et see laulmise niisugune päris asi minu jaoks sai alguse ikkagi ooperi õppimisega ja õnneks ma tegin ka debüüdi kohe. Nii et ma 87 hakkasin õppima ja kohe samal aastal oli mul debüüt Rahvusooperi laval, nii et see ilmselt siis andis mulle niisuguse usu endasse, et ma ooperilauljana siiski võin midagi võib-olla ära teha ja muidugi mulle väga meeldis, ma hakkasin ooperit väga armastama sügavalt enda sees. Kui palju rolle sa võiksid praegu nimetada, mitte rolle eraldi nimetada, aga kui palju neid on olnud sul? Oled sa arvet pidanud? No, kui ma tohin üldse sina? Ja muidugi, ja loomulikult ütleme sina. Ma ooperilauljana mul ei olnud väga pikk elu, sest ma laulsin võib-olla kokku ooperilavadel 15 aastat, aga selle aja jooksul oli mul võimalus laulda 30 suurt pearolli, mul olid kõik pearollid ja need olid erilised ja minu elus muidugi väga määrava tähtsusega, sest läbi kõikide rollide ma tegelikult õppisin tundma inimest, sest kõik need kangelannad, keda ma pidin mängima, kuningannad ja lihtsad tüdrukud, lapsed, eks ole, Mimi, kes ütleme, sureb seal tiisikusse ja kuidas see inimene sellega hakkama saab, siis Butterfly, kes on noor laps ja armastab nii väga, et on valmis lõpetama oma elu armastuse nimel. Väga erinevad siis Macbeth, näiteks Lady Macbeth, kes needis põlvi, eks ole, nii-öelda põlvkondi kõiki sinna kuskile põrmu, et need olid kõik niisugused imelikud asjad, mille peale ju inimene või mida sa muidu ei koge nii palju ja siis sa korraga pead selle laval ju tegema tõetruult, andma edasi selle, nii et ma arvan, see näitleja pool ja selle just läbi selle laulmise, sest muusika, mis seda sõna siis kandis, see on ikka väga võimas. Klassikaline muusika on väga võimas, kui sa siiralt teda armastad ja kui oskad seda ilu nii-öelda endas avada, siis on võimalik väga palju endas muuta ja arendada. Kas muud žanrid või stiilid käisid su elust läbi ka või sa leidsid väga ruttu selle klassikalise laulu? Ei, klassikaline laul tuli väga hilja, ma olin siis 26-aastane. Et ikka varem, muidugi ma juba 18-aastaselt olin ansamblis Laine, mis oli väga oluline jälle minu elus, sest sa satud korraga, eks me sõitsime mööda Siberit ringi ansambel Lainega ja seal oli ikka väga uhked lavad ja suured lavad, 10 000 inimesed saalis ja seal nagu seda julgust endas ka, aga seal ma olin veel nagu viiekesti, sest me olime viiekesti tol ajal 5 naist. Ja siis kuidagi ka veel mul seda hirmu nii väga ei tulnud, aga hirm hakkas tulema tegelikult kuskil, kui ma ooperilauljana pidin hakkama esinema ka kammerkontserditega, siis see oli kõige suurem väljakutse minu jaoks. Aga džässlaul on mind ka väga-väga huvitanud, et ma olen ka
džässi natukene õppinud ja see mind ka väga huvitas. Kas see soov, üks asi on inimesi aidata, aga just seda muusikamaailma toetada või leida vahendeid, kuidas seda muusikamaailma Eestimaal elavdada. Millest see tuli? Kas sul jäi, kuidas seda nüüd küsida, kas sul jäi jõudu muusika tegemisest üle, et seda ka teistele võimaldada või jäi esinemisi üle, et ka teistele pakkuda esinemisi? Et kust see tuli see, et on vaja teisi ka tee otsale või järele aidata, kui nii tohib öelda? Ja ma arvan, et see niisugune, kuidas öelda siis, soov või palve, ma mäletan seda väga selgelt. Ma olin Pariisis ja tutvusin Montmartre'i katedraali kirikuga ja seal on väga huvitav niisugune kirik, mis läheb niimoodi, väiksed altarid lähevad kõik ümberringi. Ja siis ühe altari juures ma ei saanud enam kuidagimoodi nagu sellest edasi liikuda ja see oli huvitav, jah. Ma ei tea, kui vana ma võisin olla, äkki 25, 4 aastane, see oli veel ennem seda, kui ma hakkasin ooperit laulma, siis igal juhul seal ma seisatasin ja ma sain väga sügava tunnetuse enda sees, et minu elu saab olema pühendatud teistele inimestele. Et kui vähegi mul tekib mingisuguseid võimalusi oma eluteel, et siis ma püüan inimesi aidata nii palju kui võimalik. Aga muidugi see aitamise soov on mul tegelikult päris pisikesest peale. Ma mäletan ennast sealt Metsapoole külalt, meil olid suured, meil oli palju loomi kodus ja lambad olid meil seal, vahest oli isegi 15-16 lammast ja jänesed ja kõik, mis meil seal olid, kanad, kuked muidugi. Et tegelikult ma nagu võib-olla algselt ja mul oli kõige suurem huvi nagu loomade aitamisele ja tekkis nagu selline tunne, et on vaja kuidagi olla nende loomadele sõbraks. Ja nad olidki minuga sõbrad, et ma olen väga õnnelik selle üle. Et jah, see niisugune soov on olnud ilmselt minust terve elu. See ühendus vist meil on natukene viletsake. Kas see on ka seotud, võib-olla mul läks see kõrust mööda, aga on see nagu religioosne äratundmine oli see või see lihtsalt juhtus kirikus? Et kas sinu kodu on ka olnud nii-öelda usklik kodu? Tegelikult mitte. See ei tulnud kindlasti mitte võib-olla kodust, kuigi mu ema ja isa elasid oma ausat ja ilusat elu, aga minu niisugune suurim nii-öelda siis kohtumine elus on olnud Gunnar Aarmaga, sest Gunnar sattus meie koju, kui ma olin 12-aastane ja sealt siis ma temaga kokku jäin. Ma olin temaga koos 24 aastat kuni tema surmani, tema lahkumiseni ja ma arvan, et see on mind kõige rohkem mõjutanud, et see on andnud mulle selle teistsuguse tunnetuse siin elus, et ma olen saanud aru juba lapsena, sest 12-aastane, 13-aastane noor inimene on ju väga vastuvõtlik ja mul ei tekinud kordagi küsimus, kui Gunnar ütles, ma küsisin ta käest seal, ta elas mul väga ligidal, me olime paar tänavat nagu oli vahet meie majadel ja siis ma küsisin, et mis siin seina peal sul kodus on ja ta ütles, ma tegin selle, nikerdasin, et see on niisugune mandala, et ma tuletan selle läbi meelde oma eelmist elu. Ja kui sa nii noorena nagu kuidagi saad sellise mehega kokku, kelle juttu ei ole võimalik mitte uskuda, eks. Siis loomulikult see paneb sulle hoopis teistmoodi perspektiivi ja ma olen väga tänulik
ja õnnelik, et selline kohtumine oli ja et see kestis nii pikki aastaid. Minul ei ole olnud au Gunnar Aarmat tunda küll, aga Jüri Aarmat, aga ma saan aru, et nii, Jüri pealt juba on näha, et küllap neil oli väga musikaalne kodu. Ja et kas see muusika osa Gunnar Aarma maailmast ka sind puudutas kuidagi? Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma juba tol ajal õppisin lastemuusikakoolis, sest minu ema õnneks oli hästi-hästi, ta tahtis, et lapsed saaksid hea hariduse ja isa küll ütles, et üle tema laiba umbes ostetakse meile klaver sinna metsa poolele, aga tuli see klaver ja kuna mu õde on natukene minust vanem, siis tema oli hästi tubli ja hakkas kohe hoolega harjutama ja mind see harjutamine või see klaverimäng mind väga paelus, nii et mind pandi ka Pärnu laste muusikakooli ja 2 korda nädalas siis 1,5 tundi sinna ja 1,5 tundi tagasi ja sai käidud Pärnus. Nii et sealt metsa poolelt mul hakkas juba kuskil, ma arvan, ma olin 8-aastane, nagu ikka lapsed pannakse. Et see muusika õppimine hakkas ikkagi läbi laste muusikakooli. Aga Gunnari kaudu tulid siis kõik muud teadmised ja ma kuulasin ja olin muidugi kogu aeg suur kõrv ja käisin ta loengutel nii palju kui võimalik ja lugesin ta raamatuid muidugi ja kõik küsimused, mis mul olid või mis mul tulid, kui ma olin ka juba Inglismaal või ükskõik kus kohas ma olin, siis ikkagi tema oli see inimene, kes andis mulle vastused ja kes nii-öelda ei lasknud mul kuskil ära kalduda, et mul oli nagu kogu aeg väga tugev tunne tema kõrval. Kui tulla nüüd selle meie teema juurde, et eestlane ja muusika, et kas see, et sa Eestimaale tagasi tulid, kindlasti oli, ma millegipärast ei kahtle, et sul nii-öelda maailma ooperilavad olid sulle lahti, aga sa otsustasid Eestisse tagasi tulla. Kas see oli selline teadlik valik või oli sul selliseid valikuid, et kas jään või tulen tagasi? No tegelikult selle valiku tegi minu eest ära või õigemini minu pere eest ära meie tütar, sest ka ta oli umbes 12-aastane, kui me olime Londonis ja istus meie juures seal pärast suve. Me tulime just Eestist, sest kõik suved olime me muidugi kodus ja istus sinna voodi ääre peale ja ütles, et tema enam järgmisel suvel tagasi või pärast suve tagasi Inglismaale ei tule. Ja mis sa siis teed ära? Ma ei olnud kuidagi valmis jätma nii, et laps jääks, eks ole, vanaema juurde ja siis meie oma eludega oleme, ma ei kujutanud seda ette, nii et tegelikult tegi selle otsuse meie eest just nimelt meie esimene laps. Ja selle tõttu me siis tulime tagasi Eestisse ja ma olen väga tänulik ja õnnelik selle üle, sest see tagasi tulemine oli väga õige samm. Kuigi siin ei olnud üldse kerge ja elu tegi väga huvitavaid pöördeid, aga see, kuhu ta pööras, ma iial ei oleks olnud ju praegu sellisel teel, nagu ma olen. Sest kui sa oled ikkagi maailma lavadel, siis sa teenid ühte asja nii-öelda ja oled selle jaoks seal olemas. Ma ei tea, kas sealt oleks jäänud aega tegeleda heategevusega nii palju, kui ma sellega praegu suudan teha ja nii et kõik on õigesti läinud. Aga on sul olnud selliseid mõtteid, et mis oleks, kui oleks, ei tea, kuskil New Yorgis või jäänudki pikemaks, et sul jäi midagi tegemata või midagi saavutamata? Ma arvan, et 30 pearolli on isegi müstiline saavutus. Pole? Jah, ei, siia tagasi tulek oli absoluutselt õige. Mu abikaasa sai endale siin väga huvitava elu ja lastel on läinud siin väga hästi, nii et seda ma küll ei kujutanud kunagi ette, et mu lapsed peaksid saama üles kasvada kuskil mujal ja jäämagi sinna. Aga et see tõesti siia tagasi tuli, see
see on suur asi. Ei, ma arvan, et midagi jäänud poolikule. Tol ajal muidugi, kui ma tõesti tulin siia, ma olin siis, ma ei teagi, 36, 7, 8 aastane. Siis ma ikka natukene olin õnnetu küll, sest ma tahtsin väga edasi laulda, aga Eestis mulle seda võimalust väga ei pakutud ja siis ma natuke elasin seda üle. Aga ma pean ütlema, et nüüd muidugi on päris selge pilt, et miks seda oli vaja ja kõik see läks õnneks nii nagu oli ette nähtud. Kas see tähendab, saan ma siis õigesti aru, ma tõepoolest ei ole sellega ju kursis, et kui sa niimoodi sellisel eluetapil tuled juba piiri tagant, et siis kas Estonia teatris tööd saada või kuidas ma ütlen, jalga ukse vahele saada või et see ei olegi nii väga lihtne. Oleks võinud ka Vanemuine veel variant olla muusikateatritest. Ma arvan, et see ei ole nii oluline, aga oluline selle asja juures on see, et tol hetkel ikkagi, tegelikult see toimus natuke hiljem, kui ma korraga hakkasin väärtustama inimese annet ja see toimus tegelikult Vello Jürna lahkumisega väga noorelt, sest ma tegin pea kõik pearollid, eks ole, temaga. Ja kui Vello lahkus seal kusagil 50 alguses, mis oli loomulikult laulja, ooperilaulja jaoks ju väga noor iga, siis korraga ma tajusin ja teisi ei olnud kedagi tulemas. Vaat sealt nagu tekkis, ma arvan, minu hinge niisugune arusaam, kui oluline on tegelikult annet hoida ja arendada ja annet väärtustada, sest ma siiski kaldun arvama, et me ei mõtle selle peale, et me Eestis natuke liialt pillavalt tegutseme annetega ja võib-olla isegi vahetevahel isegi seda annet ei taha väga vastu võtta siia või hoida teda või talle siis seda kohta rajada nii-öelda. Sest kui me võrdleme nüüd suurriikidega, kus mul siis oli ka õnn elada nagu Inglismaa, eks, London, mis on ju täiesti omaette meka, et siis seal, kui üks tenorikene nii-öelda lahkub või üks niisugune hääleliik, eks ole, midagi juhtub, seal on 10, 100, seal on tohutult palju inimesi kohe võtta kõrvale, siis Eestis seda ei ole. Meil on üks ja vahest 2 ja see, et meil ikkagi need anded või igasugustel erialadel oleks kogu aeg võtta oma riigi anne, eks ole, see nõuab väga suurt järjepidevat tööd. Näiteks praegu just Cramo eile, eks ole, võitis, neil on 5 välisinimest, neil on 5 välismängijat, eks. Loomulikult me teeme väga palju tööd, et korvpall areneks ja nii edasi, aga võib-olla saaks veel midagi teha. Et ikkagi tõepoolest see Eestimaa pikk ja tugev tegija saada kogu aeg kaardistatud, väiksena juba. Et me peaksime kuidagi jõudma selleni, kus see riik tõepoolest saab aru sellest, et siin on anne hoopis teistsuguse väärtusega, kui ta on suurriikides. Kas see on see, et kas on oluline... No ma nüüd intrigeerivalt ütleksin, et pärimusmuusikas ei ole, isegi pärimusmuusikas saaks jaapanlane laulda regilaulu ja väga veenvalt saaks laulda, aga seda enam klassikalises muusikas, et kas on oluline, et see, kes ma ei tea, parajasti Figaros nii-öelda rolli laulab, et ta oleks eestlane või? No, ma võtan siit kohe sult sõnasabast, sest võtame näiteks olümpiamängud. Võtame ükskõik millise spordiala, siis ma ei nuta, mul ei tule pisarad silmi, kui võidab jaapanlane. Mul ei tule pisarad, muidugi ma olen õnnelik, issand, kui tore jaapanlane võitis ja nii edasi. Aga kui eestlane võidab, kui sellel suvel meie vehklejad võitsid, sa oled hinge põhjani liigutatud ja ma arvan, et seda on pool Eesti rahvast. See ei ole lihtsalt niisama. Me
see on nagu rahvuse püsima ja rahvuse niisuguse identiteedi jaoks ülioluline, et sul on oma rahva seas need kangelased, et sul on oma Peeter, oma Jaak ja oma Miku, oma Tiina ja nii edasi, kellele sa elad kogu hingest kaasa, sest jah, nii ta on, et need teised rahvused meile loomulikult, ma olen ka pean ennast maailmakodanikuks, sest ma olen nii palju käinud ringi ja tõesti armastan tegelikult kõiki rahvuseid. Aga see, et ma sündisin eestlaseks, sellel on oma põhjus, miks ma just valisin selle maa, selle rahva. See ei ole nii-öelda juhus ja selle tegi mulle selgeks juba väga varakult siis Gunnar Aarma. Ta ütles, et ikkagi see maa ja see rahvas, kuhu sa oled sündinud, siin on sinu vägi. Siin on sinu hinge jõud ja sinu hinge vägi. Loomulikult ma ei eita üldse seda, et seda väge on võimalik ammutada ka elades Soomes või Inglismaal või Prantsusmaal või Ameerikas, ükskõik kus kohas. Aga tulles tagasi oma juurde, siis ma arvan, et see on midagi väga erakordset ja ma väga loodan, et meie inimesed, kes on välja läinud, et nad ikkagi tulevad siia ja suudavad seda väge ammutada, sest Eesti inimene on väga vägev. Me oleme väga võimsad. Me oleme selle pisikese rahvuse kontsentratsioonina nii-öelda tegelikult väga võimsad. Me ei anna endale tihti võib-olla aru. Muuseas, selle rahva ja rahvuse tunnetus küll tuli mulle väljas, jah. Et ma ei tea, kas sees on ilmselt ikka on võimalik, kõik on võimalik, aga olles väljas ma hakkasin nagu tunnetama väga seda oma maad ja selle maa olulisust kogu nii suures mõttes kogu maailma jaoks, sest ka väike rahvas saab olla eeskujuks väga paljudele teistele, sest väikse rahva seas ja väikeses riigis meil ikkagi kõik asjad käivad väga kiiresti. Sul on võimalik teha väga palju, väga kiiresti. Muidugi ka halba on võimalik teha väga kiiresti, aga ma loodan, et inimesed saavad sellest jamast varsti lahti, sest meil on ikka vaja üksteist toetada, mitte siin kaikaid piilduda nagu vahetevahel kusagilt loed või kuuled. Vist on tõepoolest, et me tegelikult peaksime palju rohkem ära käima ja tagasi tulema just sellepärast, et kui me siin, mina olen väga vähe mööda ilma käinud, aga et siin nii-öelda oma isekeskis elades me kipume tajuma võib-olla, see on selline hüpoteetiline praegune selline tunne, et me tajume teineteist kuidagi konkurentidena ja siis me ei tunnusta ja ei toeta teist, aga on mõnigi rahvas maailmas, kes kui vähegi võimalik, siis ta omasid toetab. Mitte põhjuseta, aga põhjusega. Kui on väärt toetamist, siis tuleb toetada. Ja ma mõtlen ka seda, et sinu tegevus, 2003 alustasid sa selle fondiga, oli nii või? Et kui seda et ükskõik kui palju sa toetad ja annad selle võimaluse või tähendab, mida rohkem sa toetad, seda rohkem häid andeid tuleb välja ja mõnigi läheb neist piiri taha. No, ja ometi sinu ülesanne on siis leida siit või toetada järgmist, et meil ei oleks nii, et ainult, või see on olnud üks sinu, ma näen, et see on üks sinu missioon, et meil võib olla üksikuid andeid, väiksel rahval võib olla väga palju, meil on üks Tormis, üks Pärt, ma ei tea, võib-olla ka üks Ain Anger, võib-olla ja nii edasi, et tegelikult tõenäoliselt on neid rohkem, kui ainult meil oleks suurt südant neid toetada ja esile tuua. Kui üks on läinud mujale tööle, siis aitame järgmise suurele püünele. On see nii sul? No tähendab, mul ei ole kunagi see eesmärk nüüd, et suurele püünele, vaid eesmärk on olnud just nimelt see nende noorte puhul, kellega me oleme tõesti nüüd juba 18 aastat, eks kohe saab 19 aastat,
et tegelenud on olnud ikkagi see, et nad jääksid püsima. Ja sest niisugused erialad nagu klassikalises muusikas, viiuldaja, tšellist või ooperilaulja, see on järjepidev enesevormis hoidmine. See on väga palju nõuab inimeselt, sest sa oled üksi laval ja sa pead seal kandma oma seda hingejõudu andma inimestele, et inimesed ikkagi, sest see on ju kunsti ülesanne. Kunst on tegelikult ju see, kuidas sa suudad inimesteni oma armastust viia selle eriala vastu, mida sa nii väga oma hinges oled, eks ole, armastama õppinud. Sest ega mitte kõik ju ei saa kohe nii-öelda, et kõik on paigas ja nüüd ma lähen lavale ja laulan. See on väga suur vastutus ja ükskõik mis olukordades ju elus sa pead ikkagi õhtul kell 7 on etendus ette kirjutatud, sa pead seal olema. Minu üks drastilisemaid lugusid on minu üks kuidas öelda, üks võib-olla olulisemaid ka juhendajad oli Jaako Rühanen. Ma olin Jaako juures 7 aastat doktorantuuris ja Jaako oli maailmalavade mees ja siis ta rääkis just ühe niisuguse loo, kuidas ta laulis Bairotis ja kuskil mingi 20 minutit ennem etendust tuli telefonikõne ja ta sai teada, et ta poeg sai surma, et oli autoavarii ja ta laulis etenduse. Inimesed olid ju ostnud piletid. Sa ei saa vedada alt kogu seda gruppi, kõiki neid inimesi, kes on ostnud kogu see, kõik see lava, suured koorid, orkestrid, kõik on väljas. Et see on nagu niisugune ülim professionaalsus, mida inimesed, need, kes on laval, nad peavad endas arendama ja mitte kõik ei pea vastu. Sest see on üliraske, sest sa ei tea iial, mis sul on kodus. Sul on võib-olla eelmine päev olnud, ei tea, mis asi, samal päeval juhtub midagi. Ja sa lähed ikka ja naeratad ja annad endast parima. Et see on nagu olnud see minu põhi võib-olla see soov ja see, et nad jääksid oma eriala juurde. Ja mul on teatud näiteid ka, kus tõepoolest üks meie võib-olla väljapaistvumaid pianiste oli mingil hetkel, kus ta ütles, et Pille, ma jätan selle eriala, et mul ei ole väga palju tööd, sest väljakutseid ikkagi peaks olema kogu aeg, et sa saad ennast laval, eks ole, teostada. Ja siis ma tegin niisuguse väikse lükke, et ma panin meile kontserdid koos ja sõitsime ühel päeval Narva, 3 tundi edasi, 3 tundi tagasi, minu autoga loomulikult toimuvad need, järgmine sõitsime Otepääle ja selle 6 tunniga sinna ja järgmisel päeval 6 tunniga Otepääle jäi ta oma eriala juurde. Ta on üks geniaalsemaid meie muusikuid ja tegeleb tänaseni ja ma olen selle võidu üle väga-väga õnnelik. Et need on niisugused väikesed, võib-olla see võit pole õige sõna, aga niisugused väikesed asjad, et sa suudad sellele andekale inimesele ikkagi just sellel kõige olulisemal hetkel, kui tal on murdumas, et sa suudad olla talle tema kõrval. Seal ei ole midagi muud vaja, kui lihtsalt sa räägid, kui andekas ta on. Siis sa pead muidugi ka ise seda saama aru, mis tähendab anne, eks ole. Et ma arvan, et inimesed tihtipeale lihtsalt ei mõtle selle ande olemusele. Näiteks ka juuksurid, kui andekad on osad juuksurid või arstid, kui andekad. Et neid peab hoidma nagu silmaterasid. Aga väiksel ühiskonnal ja eelarvetel on mingi lagi. Mõtlen, et kui palju ja meie publiku nii-öelda haritus või mitte nii-öelda, vaid sõna otseses mõttes haritus, et klassikalist muusikat ei saa armastada või ei saa väga nautida, kui sa ei tea selle olemust. Puhtalt emotsiooni pealt loomulikult saab ka, aga
ma olen küll aru saanud, et balletist saad sa aru siis, kui sa balletist oled õppinud aru saama ja samamoodi võib see ka ooperiga olla, et lihtsalt puhta lehena minna, ta ei jääb, kui üldse aru saad, siis ma nüüd utreerin natuke, aga et sa pead nagu taustu teadma, lugu teadma ja seda anatoomiat või füsiognoomiat natukene teadma, et kui palju meil Eestis jagub neid julgustatavaid, palju meil saab olla neid, et oleks tööd. Et nad saaksid seda tööd. Ma arvan, et Eestis on igale andele tööd. Ma absoluutselt ei usu sellesse, et kusagil on võimalus, et andekas inimene Eestimaal ei saaks enda erialal tööd. Ja see sõltub ju kõik sellest, kuidas tööandjad asja näevad ja kuidas tööandjad nii-öelda loovad võimalusi. Sest kui sind on ikkagi pandud, ütleme, suure institutsiooni juhiks, siis mis su peaeesmärk on ju see, et sa püüad selle valdkonna annet nii-öelda hoida, armastada, väärtustada, anda talle kõik võimalused. Nii et põhimõtteliselt kõik sõltub juhtidest, sest ega siis üks muusik ei saa mitte midagi teha, muusikut tellitakse, muusikut, eks ole, nii-öelda temale luuakse võimalusi. Et see juhtide tasand võib-olla peab veel natukene kasvama edasi, aga ma usun, et kõik, mis praegu on hästi ja tulevad uued võimalused noortele ja me saame ikkagi kuidagimoodi seda oma annet, eks ole, hoida ja mida rohkem me sellest ka muuseas räägime. Sest ma arvan, et me ei ole andeteemadel Eestis piisavalt rääkinud. Me ei ole nii-öelda teinud inimestele kuidagi toonud nende juurde, et nad üldse sellest mõtleksid. Sest näiteks praegu ma olen loonud selle päris uue ühe niisuguse formaadi, mis siis otsib tegelikult üle Eesti kõiki andeid, kõiki, kes saavad esineda laval. See on siis Annete Koda, esimest korda oli 2019. aastal ja see oli fantastiline. Ma käisin üle Eesti kuulamas kümneid ja kümneid andekaid inimesi. Sa kohtud nendega Saaremaal, mul on nii meeles, seal nad tegelikult, neil on selline etlusklubi või etlus niisugune ring. Nad ei saanud arugi, et nad on tegelikult nagu püstjala koomikud ja nad tegid seda nii hästi, nii ehedalt, siiralt ja kuidagi see suhtlus nendega ja siis sealt tuligi välja, et näiteks Orissaarest läks ringijuht ära, kes seal seda etlemist õpetas. No ma loodan, et meil läheb hästi, ma ei ole lihtsalt jõudnud võtta veel kätte, et sellega ka tegeleda, aga näiteks kahe võitjaga, üks oli siis tütarlaps sellise džässlaulja, lauljatari Sugemetega Ida-Virumaalt, 15-aastane ja tema tõesti, ma arvan, et ta nüüd tuleb varsti Georg Otsa kooli õppima. See on väga oluline. Sest kui ta ikkagi Ida-Virumaale jääb, siis ta ei saa seda annet, eks ole, edasi arendada. Ja teise koha võitis üks flöödipoiss, keda ma tunnen ka juba päris ammu, kes on ka leiutaja ja ta on niisugune on ju multitalente ka, eks. Ja tema nüüd tuli, ta on muidu Raplamaalt ja sellel aastal tuli ta muusikakeskkooli Tallinnasse. Et need on niisugused pisikesed, väikesed asjakesed, aga Evald Saag oli üks minu väga suur ka juhendaja, sest kui Gunnar Arma lahkus, siis ma ikkagi tundsin ennast väga üksi. Ja siis Evaldi juures ma olin 1,5 aastat, õppisin ta juures siis usuteadust ja individuaalselt nagu 2 korda nädalas istusin Evaldi kodus ja siis Evald mulle ütles väga vahvalt, et kõige olulisem on kirjutada inimese südamelihasele. Vaata, kui ilus ütlemine on ju. Et kui sa siis saad selle inimesega selle hinge ja selle 2 südame kontakti, siis see on nii suur väärtus, et ei ole oluline, kas sa teed seda 1 inimesega, 10 inimesega, 100 inimesega, 1000-ga, sa igal juhul suudad seda südant nii-öelda liigutada ja kui siis need 2 südant omavahel rõõmustavad, siis see on tohutu jõud, see on vägi,
see aitab meid elus väärtustada kõike enda ümber, teisi inimesi. Sa oled öelnud, et varem või kunagi, et sellised toetajad või sinu üritusele kaasaelajad ja toetajad on praktiliselt ise su juurde jõudnud. Kuidas sul praegu on? On sul toetajaid sinu missioonis või missiooni tees õieti, võiks öelda? No, muidugi on väga palju. Mu pere toetab kogu aeg, sest mind ju kodus ei olegi peaaegu. Mul on nii palju seda energiat ja seda vaimu, millega ma tahan siis nii-öelda ikkagi veel ära teha. Ma kavatsen väga palju elada. Et vaatame, kuidas see elu läheb, aga ega siis need toetajaid on tegelikult palju, kes saavad aru, mida ma teen ja kellele see läheb ka korda, et ma olen ikkagi väga tänulik, sest inimesed kuidagi nad ise tulevad mu juurde, aga muidugi peab olema ka nii-öelda uks peab ikka lahti olema, et sa pead nagu aru saama, et sa pead nagu koputama, vot see on üks vahva sõna tegelikult, et kui me ikkagi ei julge koputada, vaata tihtipeale me mõtleme, eks ole, ja tekib selline nagu aukartus või kuidagi, kes mina olen ja ma ei julge ja et õnneks need aastad on mulle õpetanud, et tegelikult kui sa ei koputa, ega siis inimesed ei tea ju, mida sul on vaja. Ja kui sa teed niisuguseid, omast arust ma teen ikka niisuguseid suuri asju, et siis on ju eriti vaja koputada, sest ilma selleta ei ole võimalik, aga loomulikult on toetajad alati, kui me räägime materiaalsetest, praegu ma mõtlen neid hingelisi toetajaid, siis jah, õnneks on olemas, ma tean, et väga paljud seda muidugi ei meeldi see projektide kirjutamise rida, sest see on tõesti, sa pead kogu aeg kirjutama. Aga õnneks on see võimalus ikkagi olemas. Aga muidugi, mida see kirjutamine teeb meiega, teeb seda, et me teeme ka väga palju. Sest kui sa ühe projekti kirjutad ja sa selle rahastuse sinna saad, siis sa pead selle ju ellu ka viima. Ja samas selle ühe projektiga sa ei suuda veel oma meeskonda, eks ole, midagi ära teha. Selleks sul peab olema, ütleme siin 10 projekti, mida sa kogu aeg, eks ole, siis vead. Ja see võtabki selle kogu aja. Aga õnneks ma olen nagu aru saanud, et mis see siis ikka on. Elu ongi niisugune huvitav, siis kui sa saad kogu aeg midagi huvitavat teha, nii et ma olen nagu selle ära õppinud, et iga hetk, mis sa siin oled, selle maa peal on ikkagi kingitus ja õnn, et me saame üksteisega et siin räägime. Ja mõnega enam ei saa rääkida ja siis räägime teisel tasandil, nii et ega see elu on üks õnnelik moment, et peab seda õnne lihtsalt ainult tundma ja mitte raiskama seda igasuguse jama peale. Väga õige jutt. Aga kas sinu töö osa on ka või sinu missiooni osa saaks olla ka meie annete tõesti väljaaitamine Eesti piiridest, et mingeid uksi avada Sibeliuses või siis Stockholmis või New Yorgis või et kas tundub, et ka sina saad olla oma kogemustega juba ukse avaja, et sinul on aidatud uksi avada ja nüüd saad sina aidata koputada, et neile avataks. No ma vist hakkan koputama küll. Mul on päris 2 tegelikult väga suurt asja, mille ma olen loonud ja ka materialiseerunud, sest tegelikult vaata, mis on ju põhiline, meil on loojaid palju. Aga siis loomise energia nii-öelda jääb siia kuskile tiirlema õhku, eks ole, ja võt neid inimesi, kes siis nagu oleksid võimelised looma ja selle siis ka nii-öelda, ma nimetan seda materialiseerimiseks või ütleme siis selle kirja panema või kuidagi. Siit tulebki see, et ikkagi loojad, vaata kõik nad seda räägivad ka ju, et kui see looming tuleb, siis sa paned ta kirja. Isegi pannakse öökapi ääre peale, eks ole, paber, et need paneks kohe kirja.
siis jah, mul on tõesti 2 väga suurt projekti ja üks peaks siis olema Eesti kultuuri ekspordiagentuur, kus ma näen, sest ma proovisin väikese nišiagentuuriga ja see agentuur siiamaani meil toimib ja läheb päris kenasti. See on siis klassikalise muusika valdkonnas on agentuur, aga selleks, et üks agentuur suudaks ennast nii-öelda ära toita, sul peab olema seda nii-öelda massi, mida müüa. Siis Eestis, ütleme, selles pisikeses nišis sellist massi, eks ole, on väga vähe, sest lihtsalt meid ongi vähe. Aga mul on nüüd peas üks niisugune mõte, mis teeks siis ära nagu Eesti kultuuri suurema võimaluse, annab nii folk-inimestele kui džässile, kui klassikale, kui popile, sest kõik vajavad tegelikult sellist väljundit, et saada välja. Vaatame, kuidas mul see läheb. Igal juhul see on maha kirjutatud, see on reaalne, seal äriplaan on sinna juurde koostatud. See peaks hakkama liikuma juba järgmisel aastal ja kui see niisugune loomisprotsess, mis tegelikult mul oli väga kiire. Ma olin ühel EAS-i Eesti Ettevõtlusarenduskeskus või mis nende nimi on, nende ühel konverentsil, ekspordikonverentsil ja kuskil veerand tunniga mul oli see looming selge, et kuidas on võimalik väikesel riigil ikkagi siis oma neid kõige andekamaid maailmas esitleda. Vaatame, see on üks suur projekt, aga ma ei tea, mis see teine oli, mul läks praegu meelest ära. Aga teine on siin ka, teine puudutab akadeemilist vormi, sest tegelikult läbi tipp-pedagoogide. No, kui aus olla, siis ma lõingi selle fondi selleks, muusikute fondi siis selleks, et hakata tooma maailmas tipp-pedagooge, sest ma nägin, mida tähendas see, kui ma sattusin Londonisse. Ma olin Eestis väga õnnelik laulja, ma olin Soomes päris õnnelik laulja, aga see, mis toimus Londonis, seda ei ole võimalik kirjeldada. See taseme vahe õppejõudude osas, sest need õppejõud, kes meid seal õpetasid, need olid kõik maailma tipud. Ja ütle, mis sa tahad, loomulikult ma tahaksin väga, et me kõik oskaksime kõige paremini õpetada, eks ole, aga kui sa oled ikkagi maailma lavadel ise olnud, ise seal nii-öelda selle heas ja halvas kõik läbi, eks ole, proovinud, siis sa oskad seda edasi anda. Ja maailma tipplavadele ei pääse üldse õnne läbi, nii nagu paljud arvavad. Sul peab ikkagi see tase väga-väga kõrge olema, et sa üldse sinna saad. Nii et see unistus on mul siiamaani ja ma loodan, et see unistus ka realiseerub. Et ma väga loodan, vot siia ma tahaksin toetajaid muidugi. Sest kui me saaksime ka folk-valdkonnas näiteks, kus ju sina oled tegutsenud ka, et ikkagi need juhendajad, sest üks, kui me pusserdame siin ise, eks ole, ja oleme oma ja tõesti oma annet, aga arendame, eks, ja olemegi väga tublid. Aga kui me saame siis niisugused, sest mida teeb tipp-pedagoog? Tegelikult niisugune pedagoog, ta annab sulle selle tausta, ta loob sulle selle eriala ümber selle niisuguse atmosfääri, et sa tõepoolest nagu tajud, millises kohas see või kus sa oled oma või kus see sinu kunsti see selline fookus on. Et nad oskavad seda sulle edasi anda, nii et meil oleks vaja tegelikult väga luua Eestisse niisugune kool, niisugune võimalus, kas see on kool või see on mingi täiendõppeasutuseks, kus ikkagi kõikidel erialadel, kui tekib üks näiteks väga andekas džässlauljatar või džässlaulja, eks, siis selle suure ande jaoks tuuakse kusagilt üks meister teda õpetama. Ja võt niimoodi kõikides valdkondades, aga kui sa tood nüüd selle meistri, mis on tegelikult väga kallis, eks ole, tuua, sa tood selle meistri küll selle ühe inimese jaoks, siis ümbert saab ju veel 10-20, kõik teised saavad, eks ole, olla seal kuulajad.
et see niisugune infoväli hakkab nagu laienema, et mis on siis see globaalne, ütleme, see suur Anne, kes tõepoolest on siis jõudnud maailma tippude juurde, eks ole. Vot neid ma tahaks väga tuua Eestisse ja ma arvan, et see on võimalik. Mul sellega seoses, see oleks suurepärane, muidugi see olekski suurepärane. Mul meenub üks Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng või õpilane, kes tahtis õppida banjot, viiekeelset banjot, mida Eestis seda stiili ei õpetata, ei oska keegi. Ja tal oli õnn, et tänu nendele Euroopa Liidu haridusprogrammidel oli tal võimalus taotleda, tal õppejõud tuli Soomest, et Seppo Sillanpää tuli ühe õpilase pärast või käis tema juures siis Helsingis või kuskil Soomes õppimas. Et selles mõttes see meie liidus olemine on ka selleks väga hea, et on need Erasmused ja need programmid, millega õpilased saavad maailma näha ja millega õppejõud saavad liikuda ühest kohast teise ja liiguvad hea meelega, kui just pandeemiad ei sega ja nii edasi. No see jama saab ka ju ükskord ikkagi otsa. Aga see on küll sul õigus, tähendab, et seesama üks banjo-õpetaja, eks ole, aga neid asju, mida Eestis üldse ei ole võimalik, eks ole, või siis on keegi kuskil ise midagi õppinud ja siis püüab seda, eks ole, edasi õpetada. Neid on palju. Ja kui see inimese huvi, andeka inimese huvi ikkagi mingisuguse asja vastu on, siis selleks peab olema üks organisatsioon, üks niisugune üksus, kes sellega tegeleb. Nii et ma väga loodan, et see asi meile sünnib. Ma väga loodan. Ma arvan, et ma näen selle ära. Ma panin tähele, et sa kandideerid, nüüd meil on kohalikud valimised, kes ei tea siin vaatajatest, kuulajatest kuskil laias maailmas, et meil siin valitakse linnavolikogusid õige kohe. Et kas sa oled ka varem kandideerinud? See on väga rumal küsimus minu poolt. Kas sa oled varem ka kandideerinud ja kuidas see sinu tööd, just seda sinu missiooni toetab? Ja kas ta toetab? No jah, vaata, minul on veel üks suur niisugune omadus, et ma olen väga uudishimulik, mind kõik huvitab, sest sellel hetkel, kui ma hakkasin juhtima, eks ole, oma fondi, siis mind hakkas väga huvitama juhtimine. Ma käisin igasugustel juhtimiskoolitustel spetsialistide juures nii-öelda, et ennast kurssi viima ja kuidas see toimub, eks ole, mis selleks on vaja. Ja ma vaimustusin sellest. Ma sain aru, kui palju ma sain korraga hakata aru saama, eks ole, kui palju ikkagi heast juhist, kui palju sõltub. Eks niisugusest juhist, eks ole, kes tõesti hingega teeb ja ka oskab seda ja on õppinud seda ametit. Siis nüüd, kui see poliitiline asi nii-öelda, miks see üldse mu ellu tuli, oli läbi selle, et härra Tunne Kela, kes tuli minu juurde siis kuskil, ma arvan, see oli 2005. aastal ja ta tuli minu meelest üldse peaaegu ei tundnud, aga ta tuli mu juurde ja ütles, et ta tahaks väga noori aidata ja me mõtlesime välja ja tegime siis niisuguse noore muusiku preemia ja Tunne soov oli väga siis, et see preemia ongi ühele andekale inimesele ja selle preemia nimi on Marje ja Kuldar Singi preemia. Sest Marje Sink oli siis Tunne ema, eks ole, ja Kuldar Sink oli tema vend ja ta tahtis väga, eks ole, seda nende mälestust hoida ja mina muidugi võtsin kohe 10 küünega vastu, sest üks esimene preemia saajaid oligi mu oma õpilane Oliver Kuusik, kes just siis hakkas minema Inglismaale, ma saatsin ta muidugi sinna õppima, sest ma teadsin, mis see tähendab. Ja see esimene süst, see oli 1000 euro suurune süst, see on väga suur raha. Ja kui sa lähed võõrale maale, eks, see oli tohutu abi ja Oliverist Sirguski ikkagi väga korralik laulja ja ta rõõmustab meid siiamaani. Aga nüüd läbi selle Tunnega niisuguse tutvuse ja iga aasta, eks ole, andsime seda preemiat välja ja ta hakkas kuidagi väga toetama
mind hingeliselt. Sest keegi ei olnud mulle öelnud, et ma teen nagu kodanikualgatuslikult väga tähtsat asja. Sest mina lihtsalt tegin ja ma mõtlesin, et seda on vaja teha ja mind see väga huvitas inimesi aidata ja Tunne kuidagi hakkas iga kord jälle selles kõnes, ta ikkagi tõstis mind esile ja vaat siis mind hakkas nagu huvitama, et kuidasmoodi siis see poliitiline juhtimine, et mis seal toimub. Ja ma pean ütlema, tähendab, minu arvates see on nii vale mõtlemine, et ei, ma ei lähe mitte kunagi poliitikasse. Ma arvan, et kui me niimoodi mõtleme, siis me tegelikult kaotame neid väärtuslikke inimesi, sest kahtlemata see on teistmoodi, hoopis teine nišš, eks. Ma tulen siit kunsti poole pealt, eks ole, ja lähen nüüd sinna nišši, kus ma tegelikult ju, ma ei tunne seda, aga minu uudishimu on niivõrd suur, mind väga-väga huvitab, kuidas need otsused tehakse, miks tehakse sellised otsused. Et kui ma praegu räägin endast see 4 aastat, mis ma olen olnud, jah, ma olen osalenud nii Riigikogu valimistel kui ka kohalikel ühtedel valimistel. Mul veebruaris saab 5 aastat. Et see aeg on olnud ülihuvitav. Ma olen tegelikult kohtunud meie tipp-poliitikutega ja ma olen ikkagi vaimustuses neist, kui inimesed räägivad seda, et mis nad teevad ja mis saavad suurt raha ja midagi nad ei tee ja lollid on ka veel ja noh, see on põhinisugune trafaretne. See on väga raske töö. See on äärmiselt raske töö, mis nad teevad, sest mina ei ole ju veel poliitik, ma nüüd muidu, noh, ma olen lihtsalt kuulun Isamaasse ja muidugi toetan igati nende meie liidreid, sest minu arvates kas või juba alates Tunne Kelamist, eks ole, kes on erakordne mees, temaga rääkida, see on niisugune, ma mäletan, üks kõne oli, kus Tunne rääkis enne mind ja ma pidin kohe pärast teda minema rääkima siis oma valdkonna asjades. Ma astusin sinna pulti ja see tema aura või see tema niisugune energia, mis seal puldis oli. Nii et mul oli ettevalmistatud paberi peal terve see tekst, mida ma tahtsin siis öelda. Ma ei rääkinud ühtegi sõna sealt, sest ma sain aru, et see oli kõik valesti kirjutatud. Vaata, ta nii palju inspireeris, eks ole, oma selle olemisega. Ka nüüd noored, ma ei hakka kedagi praegu valimiste aeg, ma ei hakka kedagi, eks ole, ütlema, aga ma pean ütlema, et ma hinges väga toetan neid. Ja ma arvan, et kunsti, mina läksin muidugi sinna, et ikkagi klassikalise muusika jaoks olla, sest Vardo Rumessen, kes oli, ütleme, klassikalise muusika valdkonnas seal pikki aastaid, siis Vardo oli minu sõber. Vardo tegelikult tutvustas mulle Eesti heliloomingut. Ma õppisin ära kõik Eduard Tubina laulud, Eduard Oja laulud, Mart Saar, kõik need niisugused Eesti meie pärlid, eks ole. Ja siis ma nägin, kuidas Vardo seal Riigikogus, ta nii tahtis viia läbi asju. Ega see ei ole kerge. Esiteks sa pead ikkagi olema suur diplomaat. See on nagu, mida ma võib-olla kõige rohkem praegu endas arendan, et kuidas suuta diplomaatiliselt ajada asju, et suuta inimestega rääkida nii, et see ei laskuks isiklikuks, et ei tekiks niisugust isiklikku, eks ole, pinda. Ega see ei ole, jah, see kõik on niisugune, mind väga huvitab see kõik ja ma vaatan, kuidas see mul läheb, aga igal juhul ma läksin Lasnamäele muuseas. Teate miks? Sest ma läksin Lasnamäele just selle tõttu, et ma aastaid, see oli muuseas pärast Butši, kui meil oli siin see, ma ei tea, kas seda nimetati Butšiks, aga siis, kui see Aljoša mahavõtmise aeg oli ja kui tuli see jama eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste vahel seal tänavatel, ma olin Saaremaal sellel hetkel ja vaatasin seda telest ja ma nutsin nagu väike laps. Sest ma ei uskunud, et niisugune asi võib üldse juhtuda või et üldse niisugune viha või mingi konflikt võib olla nii sügav. Ja võt sellest hetkest peale ma tegin otsuse, et ma püüan nagu seda meie vene keelt kõneleva inimesega, kes on ju Eestis elanud terve elu,
ja suurrahvustena ma olen ise Inglismaal olnud, ega inglane ei õpi ka ühtegi keelt. Teda ei huvita. Temal on oma keeles võimalik, noh muidugi see näib meile pisikese rahvusena, et issakene, et see on täitsa mõttetu, eks ole. Aga ma võtsin endale otsuse ja ma hakkasin käima vene koolides. Ja me käisime kontserditega, ma tahtsin näidata, kuidas me tegelikult armastame neid. Et me armastame ju kõiki inimesi, ei ole ju niisugust asja, et kuidagi teie minge ära või te olete viletsamad. Et see on nagu see, et ma kuidagi tunnetan, et ma väga tahan olla see lepitaja on vale sõna, aga see niisugune ühendaja. Sest minu jaoks on inimene püha. Ükskõik, mis keelt ta räägib, ükskõik, mis rahvusest ta on, ükskõik ka need inimesed. Muuseas, siin tuleb jälle üks Gunnar Haarma, mis pani mind sügavalt vapustas, sest Gunnar ütles, et ka sarimõrvar saab andestuse, kui ta saab aru. See vapustas mind nii tohutult, aga siin on nüüd see pühaduseks. Inimene on püha, ükskõik milline ta on ja kui me seda pühadust õpime isegi nägema, sest seda on võimalik tegelikult näha ja või siis kõige tähtsam on ju tunnetus, sest kui me südamega kuulame, kui me südamega räägime, kui me südamega vaatame, siis me näeme hoopis teistmoodi. Et see on nagu niisugune, see on see põhjendus, miks ma läksin poliitikasse ja ma väga arvan, et minu vanuses, ma läksin siis poliitikasse 55-aastaselt, eks, on just õige aeg minna. Sest siis sa oled nagu oma elu niisugused keerdkäigud ära teinud, sa saad juba, sul on elukogemus, sul on mingi arusaam omast valdkonnast, eks, kui sa oled näiteks juhtinud oma valdkonnas midagi. Nii et tulge kõik muga kaasa, Ants. Lähme, teeme seda Eestit paremaks, sest see on niisugune, see on ka missioon. Ja ma saan täiesti aru nendest poliitikutest, miks nad selle missiooniga tegelikult väga hästi hakkama ei saa, sest me ei armasta neid. Ainult räägime nende kohta imelikke asju. Loomulikult seal on inimesed erinevad, nii nagu igas valdkonnas, aga nad tegelikult ikkagi suures osas on läinud poliitikasse selleks, et midagi ära teha. Suures osas. Ja kui me natukenegi suudaksime neid toetada oma hinges, mitte ainult materdada, sest see on ju õudne, kuidas me räägime nendest. Mina küll mitte muidugi, et ma ainult püüan toetada ja kõik teevad vigu. Ja tihtipeale ju see vea tegemine on just tingitud hoopis mingitest väga imelikest asjadest, sest sul on kusagil mingisugune asi, mis tahab võib-olla hoopis sügavamat lähenemist ja sa pead tegema võt sellise sammu selleks, et seda sügavat asja aidata näiteks. Ja sa paned ennast nii-öelda jötile või kuidas seda nimetatakse, eks ole. Et ma mõtlen ka näiteks Tunne Kelam ja kõik need, kes olid seal päris alguse juures. Mõtle, kui keeruline aeg see oli. Iga päev oleks võinud sind ära koristada. Iga päev oleks võinud kuskil midagi juhtuda, eks. Aga nad keegi pidi tulema. Heinz Falk tegi oma me võidame niikuinii, eks ole. Samas oleks võinud järgmine päev teda võib-olla viia, jumal teab kuhu. Vaata see julgus nagu. See on julgus, jah. See on väga sügav julgus ja võt see on nagu oma rahva nimel nad ju tegid seda. Tunnega meil oli just üks intervjuu praegu Pereraadios ja ta ütles jah, et mitte keegi ei arvanud siis, et see on midagi hirmsat või et peaks midagi kartma. Kõik mõtlesid ikka, need, kes tulid välja, paljud ei tulnud ka ju, aga need, kes tulid ikkagi välja, nad tulid siiras usus, et äkki saab aidata. Äkki on võimalik siit nüüd teha see hüpe. Ja mõtlen, et tegid ära uskumatu, eks. Ja siin me nüüd oleme ja siis mõtleme ja kirume ja üks on, ma ei tea, sedapidi halb ja teine on sedapidi,
et võib-olla mu kõige suurem sõnum ikkagi nüüd, kui see elu on siin maal, et hakkad juba natuke aru saama võib-olla asjadest, et jah, kõige olulisem asi on armastus. Et kui sa enda sees leiad selle armastuse, ja siis on kõik avaneb. Ja sa saad olla inimestega sõber, sest ilma sõpruseta ma ei tea, mis selle elul siis üldse mõtet on. Jah, ma olen sinuga väga nõus ja sellest poliitikast võiks palju rääkida ja see ongi kummaline, kuidas see on kummaline tegelikult, et kui me vaatame poliitikut nagu valija poolt või kodaniku poolt, siis me tahaks näha poliitikus pühakut, kes on eksimatu ja kes teeb selle ülehomseks, mis mul vaja on või mis meil vaja on, teeks ülehomseks ära. Aga kui ta ise läheks ise seda proovima, seda sama pühak, et olla ise siis pühak ja teha see asi ära, mis tavaliselt võtab aega, mitte 4 aastat, mitte 1 valimisperiood, vaid tõenäoliselt 2 valimisperioodi, et mingit muutust sisse viia. Et hea on nõuda, et ole pühak. Ja siis seda pühakut ise kiruda või sooviga, et ta on pühak ja siis öelda, et ei, sa ei ole mingi pühak. Et ma arvan küll, et iga vähegi mõtlev kodanik võiks oma kodukandis ära käia ühtedel valimistel kandidaadina ja siis vaadata uuesti sellele vallavolikogule või linnavolikogule või ka siis ka riigi siis esindajatele või rahvaesindajatele nagu selle pilguga otsa, et ma arvan, et see oleks päris õpetlik inimestele, et mis on võimalik sul teha ja mis ei ole. Ja muidugi võtta eriti need, kes ikkagi oma valdkonnas on läinud väga sügavuti. Neid oleks väga-väga vaja. Ega selle tõttu mina ei ole ju kuskil ja mul ei ole enam vaja, eks ole, mingit nii-öelda positsiooni või midagi, vaid mul on tõesti, minus on siiras tahe, et kui ma natukenegi, kui ma grammikenegi saan midagi, eks ole, oma valdkonna heaks ja võib-olla siis, kui juba oma valdkonna sa hakkad orienteeruma, siis sa näed ka siit kõrvalt, eks ole. Ma läksin ju ka Eesti Kultuurikotta, mis on muuseas väga huvitav organisatsioon, selles mõttes just, et ta on erinevaid valdkondi ühendav ja mul on olnud tohutu õnn korraldada hariduskonverentsi, korraldada kultuuri- ja hariduskongressi. See oli väga võimas. Me loomulikult ei satu, eks ole, nii palju päevaga ja et kõik saaksid sellest teada, sest meil ei puuduvad sellised vahendid. Aga see, mis luuakse nendel konverentsidel, see on väga oluline. Tihtipeale mul on selline tunne, et ikkagi kui sa lood nagu vaimus, siis ega seda ei peagi sa tooma nii-öelda ka ajalehe veerule, vaid see sai seal loodud. Ja kui sa sellesse usud, siis see asi tegelikult ka realiseerub ja hakkab vaikselt kogu aeg siis nii-öelda elama oma elu. Et mul on jah suur õnn olnud, et ma olen sattunud ka majandusvaldkonnas, me tegime konverentsi eelmine aasta ja sellel aastal tuleb meil teaduskonverents, mis on ka väga huvitav koos Teaduste Akadeemiaga, nii et jah, vaata, kui sul on uudishimu, eks, siis seal tegelikult need uksed kogu aeg kuskilt niimoodi natukene on praokil, et sa saad jälle sealt peakese sisse põetada ja ma arvan, et praegu selles eas, kus lapsed on suured ja mis nüüd viga tegeleda asjadega, mis sind huvitavad. Mulle ainukene on üks niisugune asi, mida ma väga tahan, on muidugi lugeda, aga võt selle tohutu organiseerimistöö juures lugemiseks jääb nii vähe aega, nii kurb kui see ei ole, aga samas on jälle keegi teine kõrval, kes loeb ja räägib sulle selle mõtte ära, nii et vahet ei ole. Tähtis on inimest ja üksteist meil armastada, meid on nii vähe, et kui me siis omavahel ka üksteisega veel kiskleme, no mis mõte sellele on? Et oleme ikka sõbrad ja püüame selle naabrimehega rääkida samamoodi, nagu räägid iseendaga.
sest iseendaga tuleb ka rääkida armastusega. Et see on ka üks asi, mis minu arvates on väga oluline. Et sa pead ka enda olemust armastama, sa pead saama aru, kui suur väärtus see on, et me oleme siin. Ja see armastus meie sees, see on ju erakordne. Ja üldse, et me niisuguse inimesena siin oleme. Oma vigadega näed siit paks ja sealt issa, mis tähtsus sellel on. Vaatame üksteisele otsa ja näeme ainult ilu. Ma olen jube tänulik, et mul oli võimalus niimoodi sinuga rääkida. Me siis, kui sa meid kunagi kutsusid vendade ja õega, kus see oli, mis palvemajas oli? See oli Hageri palvemaja. Hageri palvemaja juurde, siis küsitlesid sina meid. Nüüd sain mina sind ärgitada millestki rääkima vähemalt. Ma olen väga õnnelik, et see tund oli. Ja tegelikult on Eestimaal praegu laupäeva õhtu, kell on 6 läbi 10 minutit. Ma arvan, et sa veel jõuad lugeda täna, et sul ei ole vaja tormata koosolekule ega valimiskoosolekule ega telgi kampaaniat tegema praegu tänavale, vaid et sa saadki täna veel, me saame mul on ka üks raamat on vaja lugeda. Elus veel. Homme on ju annetekoda. Homme ongi see suur üritus Alexela kontserdimajas, nii et kui te viitsite, tulge, piletid nii odavad, tulge vaatama, see on kell 6 hakkab pihta Alexela kontserdimajas. Seal laval on erakordsed anded, seal on üks 10-aastane ooperilaulja, tegelikult ka laulab Elina Nečajeva laulu, seda Forzat, eks ole. Seal on bajaanimängijad, trompetimängijad, tantsutrupid 3 tükki, seal on iluvõimlejad, kõhutantsija, seal on luuletaja, seal on natukene puudega inimesed. See on erakordne 26 annet ja Uku Suviste, kui üks suurimaid andeid koos nendega laval. Nii et ma ootan teid, tulge Alexela kontserdimajja. Aga kui me mõtleme inimestele, kes praegu on Šveitsis ja ei saa tulla või kes on Kanadas või kes on kuskil Inglismaal või Iirimaal, kes meil siin Kultuuriseltside ühenduse ülekandeid aeg-ajalt vaatavad, kas seda homset kontserti ka kuidagi üles võetakse? Ja see võetakse homme ülesse küll, aga teda ei ole otsesalvestus, sest kahjuks meie televisioonid ei ole sellest veel väga huvitatud, aga mis on ka päris hästi või päris õige, sellepärast ega üks asi peabki vaikselt arenema. Aga selleks üle maailma muidugi eestlased oleks küll väga vaja, et siia koju, kui teil on võimalust aidata, siis kindlasti võtke ühendust nendega, keda te tunnetate, et nad teevad sellel maal hingega asju. Neid on igas valdkonnas ja see abi, kas või hingeline abi, on väga oluline, sest selles väikeses rahvuses me ikkagi tunnetame võib-olla ennast liialt üksi. Ma ei tea, kuidas sa tunned, Ants, aga mina küll tihtipeale tunnen ennast üksi, kuigi me ju kunagi pole üksi, sest meie sees ja ümber on kogu aeg energia, mis meid hoiab ja kannab. Aga vahest ikkagi jääb selline mulje või selline sisemine tunne, et seda üksinda olemise tunnet tunnevad võib-olla väga paljud. Ja siis, kui sa ei saa, eks ole, toetust, ütleme ka materiaalset toetust, siis kuidagi tunned, et ei tea, kas ma üldse teen õiget asja. Ja pead ikka väga tugev ja armastama enda sees seda asja, mis sa teed, et siis jätkata, on ju. Et jah, kui te tõesti kuulete, siis muidugi alati on võimalik võtta ühendus ja panna oma mõte või oma tugi alla asjadele, mis vajavad tegemist. Aga ole kena ja kui sellest on mingi salvestus, mida kas või internetis saab vaadata, et me hea meelega levitaksime omalt poolt ka seda salvestust, sest ma olen tõesti veendunud, et on ka ulgu eestlasi või mitte kodus elavaid eestlasi, kes saavad sealt poolt mõnelegi andele võib-olla kaasa aidata, lihtsalt, et kui ainult infot leviks, nii et ma hea meelega seda salvestust võiksime jagada kogu maailma eestlastele. Väga armas, ma kindlasti teen seda,
sest ma aeg-ajalt ikka sinna saadan väliseestlastele ka neid asju, mis ma teen, saadan nagu sinna lehtedele infot ja ma loodan, et te olete kuulnud ehk sellest, mis toimub, aga see annetekoda on suhteliselt uus asi, aga ta läheb ikkagi ja ta on väga võimas. Sellel aastal siis 250 andeesitust, kuskil 400 inimest, kes osales ja need, kes homme on, see on erakordne. Ma näitan teile. Aitäh sulle, aitäh selle jutuajamise eest ja lõpetame tänaseks, kuni me järgmine kord jälle saame kokku ja räägime. Aitäh sulle. Kõik aplodeerivad. Pille Lill oli meiega. Aitäh. Aitäh. Ilusat laupäeva. Nägemist.